Pärnus on alanud tindihooaeg ja kalurid on esimesed saagid kaldale toonud. Tindihooaja tähistamiseks korraldati linnas aga esmakordselt ka meritindi festival. Kuigi tindiparved on veel alles väikesed ja esimesed saagid olnud pigem kesised, võib Pärnus siiski iga-aastase meritindi hooaja avatuks lugeda. Esimesed kalapaadid meelitasid juba kohale ka esimesed tindisõbrad. Otse kalameeste käest ostes tuleb tindikilo eest välja käia 3–4 eurot. Kui vaadata vee temperatuuri ja kaua me juba püüda oleme saanud, siis me oleme seda ikkagi näpu otsaga kätte saanud. Tundub, et on natukene hiljaks jäänud. Tindipüük algas märtsi lõpus ja viimaste päevade saak on olnud 1,5–2 tonni. Püük kestab 5. maini ja parematel päevadel võib saada korraga ka 3–4 tonni kala. Millal selle tindi selline tipphooaeg tuleb? Aastate lõikes võib julgelt öelda, et see on siuke 10–15 aprill. Kas see tindihooaeg on kalurile aasta kõige kiirem aeg? Kõige kiirem ja kõige tähtsam, et ega siis muu asjaga ei tegeleta, et kogu sinu keskendumine on suunatud tindikalale. Tindihooaja tähistamiseks korraldati Pärnus esimest korda ka meritindi festival. Saab proovida meritinti vähemalt 6–7 erineval moel, kui mitte rohkem. Ja see on avapäev ja siin on meeleolukas selline grillimine ja degusteerimine. 5. kuni 20. aprillini on siis festivali terviklik aeg, kus iga Pärnus enamik restorane pakuvad siis vähemalt ühte meritindi rooga oma menüüs. Mida teie tindis teete? Otsustasime teha tindi tako. Värske meritindi rümp on paneeritud maisihelvestega ja siis tako vahele tuleb igast head paremat manti veel. Me teeme siin lõkkekartulit. Lõkkekartuli peale läheb siis toorjuust või kodujuust ja sinna peale siis otse praetud tint. Ja siis on meil leib. Leiba me panime ka tindi sisse. Kuidas maitses? Väga hea, super. Olete suur tindisõber? Väga suur, väga suur. Kas kala maitseb hästi?